tere, mina olen Karl ja tänases videos mõtlete välja väljakutse, mis võtaks kokku teie senised robootika ja matemaatika teadmised. Ma olen isegi inspiratsiooniks siin ühe väljakutse välja mõelnud. Väljakutseks on siis robot, mis oskab rahvastiku tiheduse kaarti lugeda. Olen siin välja printinud kaardi, kus on mustvalgelt märgitud rahvastiku tihedus erinevates kohtades. Ning robot kasutab oma valgusandurit, et lugeda heledust kohas, kuhu ta juhuslikult sõidab ja siis kirjutab ekraanile, kui suur rahvastiku tihedus seal on. Enne kui robot sõitma hakkab, on mul vaja talle teada anda, mis on heleduse ja tumeduse piirid. Panen ta juhuslikult maha ja lasen talle hakata ringi sõitma. Ekraanile ilmuski siis 12 erinevat mõõtmist, mis olid erinevates kohtades tehtud. Siin on siis roboti programm. Esimese asjana kustutan ekraani peal kõik ära, et hiljem graafikud joonistades ei oleks neil midagi ees ning robot jääb ootama puuteanduri vajutamist. See on selleks, et me jõuaksime roboti panna kaardi keskele. Järgmise osana on meil vaja robotile otsustada juhuslik liikumine. Selleks on mul 3 random plokki, millest esimene otsustab roboti liikumise suuna, et kas ta läheb vasakule või paremale, kui palju ta seda teeb. Teine neist otsustab roboti liikumise pikkuse, mis on siis roboti kraadides. Ning viimane neist otsustab, kas robot liigub edasi või tagasi. Siin on random, mis on vahemikus 1–2 ning sõltuvalt, mis neist tuli, on mootoriplokk kas jõuga 10 või -10. Teine osa on siis rahvastiku arvutamine. Selleks, et rahvastiku arvutamine oleks täpne, mõõtsin ära, mis on kõige heledama ja kõige tumedama kaardipunkti heledus ja tumedus. Ma sain siis, et kõige heledam punkt oli 60 ja kõige tumedam oli 10. Nüüd saab seda infot kasutada, et teha täpseid arvutusi. Võtame valgusanduri väärtuse ning lahutame sellest 10, mis on kõige tumedama punkti heledus. Sellest saame siis arvu, mis varieerub 0–50, kuna meie kõige heledam punkt kaardi peal on 60. Aga rahvastiku arv, nagu me nägime kaardi peal, on kõige tumedamas kohas 1000 ning selleks, et me saaksime valgusanduri väärtuse ilusasti teisandada rahvastiku arvuks, on meil vaja see läbi korrutada mingisuguse arvuga ning õige arv, millega läbi korrutada, on siis 1000 jagada 50-ga, mis hetkel 50 oli meie valgusanduri väärtuste vahemik 10–60, aga kui kõige madalam ja kõige heledam punkt on erinevad, siis tuleb ka siia erinev arv. Ning seejärel paneme saadud arvu ekraanile. Et me teeme 12 mõõtmist, on meil vaja need ilusti üksteise alla kirjutada ning selleks võtame siit kordustsükli kordumise numbri ja toome selle siia, kus me paneme teksti Y-koordinaadiks. Ning et meil oleks lihtsam aru saada, mitmes mõõtmine igaüks on, olen ma võtnud selle sama korduse, liitnud talle 1 juurde, kuna ta on alguses 0, ning selle tekstiplokiga kombineerinud meie tulemusega, et ekraan näitakski esimene on nii palju, teine on nii palju, kolmas on nii palju. Ja kui kordus on läbi, siis programm jääb uuesti ootama puuteanduri vajutamist, et meil oleks aega lugeda. Aga millise väljakutse mõtled välja sina?